Tere! Minu nimi on ikka ja endiselt Allar Veelmaa ja tänases õppevideos me lahendame 2 trigonomeetrilist võrrandit. Üks nendest on seotud ühe tasandise kujundiga, nii et hakkamegi selle ülesandega siis pihta. Rombi tipu juures olev nurk rahuldab tingimust. Näete, see on trigonomeetriline võrrand ja küsitakse pindala. No kõigepealt me peame ära klaarima siis loo selle võrrandiga. Üsna selline ebameeldiva kujuga võrrand, sest vaadake, siinus ja koosinus mõlemad on esimeses astmes. Jagame võrdluse mõlemad pooled 2. No midagi paremat siin teha nagu hästi ei saa. Ja nüüd vaadake hästi hoolega selle võrdluse vasakut poolt. Pange video lausa pausi peale. Nii, ja nüüd vaadake veel kord selle võrdluse vasakut poolt, kas teile meenub midagi, näete, punase värviga ma kirjutasin ühe võrrandi, nimelt siinus 2 nurga summast. Et kui nüüd hästi, näete, kombineerida ja see lugu siin ümber kirjutada, siis ongi ju tegemist täpselt selle valemiga. Kusjuures siis koosinus beeta, näete, on ruutjuur 3 kahendikku ja siinus beeta on 1 kahendik. Me peame nüüd välja mõtlema nurga, kus siis siinus ja koosinus mõlemad on positiivse väärtusega, nii et me saame tegelikult ju selle siin peast ära lahendada. Nii et näete, see beeta peab olema ilmselt siis 30 kraadi. Midagi muuta olla ei saa. Ja meil tekib nüüd selline seos, näete, et siinus alfa pluss 30 kraadi on võrdne 1-ga, milles siis, näete, kui me hakkame siin trigonomeetrist võrrandit lahendama, nüüd oleks jällegi õige aeg panna video korraks pausi peale. Nii et me kasutame siis siin, näete, trigonomeetrise võrrandi lahendi valemit. Ja üldlahend, näete, alfa on -1 astmes n korda 90 kraadi pluss n korda 180 kraadi miinus 30 kraadi. Anname n-ile väärtuseks 0, saame lahendiks 60 kraadi. Ja kui n on 1, siis saame täpselt sama lahendi, nii et ühesõnaga see nurk alfa järelikult on meil siis 60 kraadi. Ja teeme nüüd joonise ja nüüd tuleb see lahendus juba siin, näete, ilmub välja ka. Nii et täisnurkne, näete, täisnurkne kolmnurk tekib ju, eks ole. Romb jaguneb 4 täisnurkseks kolmnurgaks. Ja tipu juures olev nurk on siis alfa kahendikku, nii et näete, vastaskaatet jagatud lähiskaatetiga on nurga tangens. Nii et 0,5 D2 jagatud 0,5 D1-ga on tangens alfa kahendikust. 0,5 taanduvad, D1 asendame 24-ga, see oli meil antud. Ja saame kätte siis, näete, et D2 on 24 korda tangens 30 kraadi, kuna alfa oli meil 60 kraadi. Siis on meil see D2 käes, see on 8 korda ruutjuur 3 sentimeetrit. No ja nüüd, kui meil on käes ka teine diagonaal, siis on loomulikult meil ka pindala kohe käes. Nii et näete, pindala D1 on 24, D2 8 ruutjuur 3, jagame 2-ga. Ja saame, et rombi pindala on 96 korda ruutjuur 3 ruutsentimeetrit. Ja nii lihtne või keeruline, kuidas kellelegi ülesanne oligi. Teine võrrand. Tundub, et väga lihtne lugu. Me tahame erilahendeid saada lõigus 0-2 piini. Aga mis selle võrrandiga peale hakata? Vaadake, kui me mõlemad poolt nüüd ruutu ei võta, siis ega eriti palju nagu šansse meil lahendamiseks ei olegi, et saab veel trikke teha, aga võtame mõlemad pooled ruutu. Nüüd ruutu võtmine on alati ohtlik tegevus, sest vaadake, näete, mul on kirja pandud üks väärvõrdus, no võrdlus, mis ei kehti. Ja kui ma võtan selle võrdluse mõlemad pooled ruutu, saan kehtiva võrdluse. Nii et sellega me peame ka siin arvestama.
võtame mõlemad pooled ruutu, näete see esimese liikme ruut, kahekordne korrutis ja viimase liikme ruut. Ja parema poole ruut on ikka 1. Nüüd vaadake, siinuse ruut liita koosinuse ruut annab alati kokku 1. Ja siin näete on kahekordse nurga siinuse valem, nii et see võrrand võtab väga lihtsa kuju, ühed ju põhimõtteliselt ju koonduvad, kui üle tuua, nii et saame siinus 2x on 0. Ja lahendi valemi järgi 2x näete -1 astmise n arkus siinus 0 pluss npi. Arkus siinus 0 on 0, me saame, et 2x on n korda pi, n on täisarv ja x on npi kahendik. Ja vaat siia ongi nüüd siis see koll, siin on koll peidus, sest kui me lahendi jätamegi nii, et npi kahendik, siis me tegelikult anname vale vastuse. Vaadake nüüd, kui n on 0, saame lahendiks x on 0 ja see sobib. Kui n on 1, lahendiks on pi kahendik, sobib ka. Kui n on 2, siis x on pi. Ja vaadake, saame võrdluse, mis ei kehti. N on 3, 1,5 piid on x-i väärtus. Jälle võrdlus ei kehti. Nii, n on 4, võrdlus kehtib. Ühesõnaga vaadake nüüd, näete, et kahel esimesel juhul n on 0, n on 1, saame lahendi, n on 2, n on 3, saame võõrlahendi, ilmselt n on 4, n on 5, saame lahendi. Nii et kui need lubatud lahendid nii-öelda, või siis õigemini öelda lahendid just nimelt, jah, kokku võtta, vaat siis need nurgad, mis meile sobivad, on siis kas 2n korda pi või 2n korda pi pluss pool piid. Näete, 0 läheb mängu, loomulikult läheb mängu ka pi kahendik. Ja vaadake, me natukene nüüd laiendame seda piirkonda, kus me lahendeid otsime, võtame -2 piist 2 piini. Kuna me oleme selle võrrandi eelnevalt ära lahendanud, siis sellega me loomulikult enam ei tegele. Me saime eelmise ülesande lahendamisel, et üldlahend on 2 seeriat, on meil lahendeid 2n pi ja 2n pi pluss pi kahendik. Võtame nüüd n on -1. Näete, me saame 2 lahendit. Mõlemast lahendi seeriast saame ühe lahendi. N on 0. Mõlemast, näete, lahendi seeriast saame ühe lahendi ja kui n on 1, siis saame ühe lahendi, sellepärast et seeriast x2 me enam lahendit ei saa, kuna see läheb meie lõigust välja. Ja kokku on meil, näete, 5 lahendit. Need on siis selle võrrandi erilahendid. Sellega oleme me oma ülesannete lahendamise lõpetanud. Nii et soovin teile head tervist, sööge kapsast ja tundke end ikka hästi. Taas kohtumiseni!